Tere! Mina olen Leino Rei ja loen teile Aino Perviku raamatust Presidendi lood 3 juttu. President ja Aafrika kuningas. Naaberriigi kuningas kutsus presidendi ja tema proua oma printsessi pulma. President ja tema proua esindasid seal meie vabariiki. Pulmad olid väga uhked. Printsess nägi imeilus välja oma valges, pika sabaga pruutkleidis, õrna loori ja haruldastest Aafrika lilledest pruudikimbuga. Peigmees oli ühe Aafrika kuninga poeg. Peigmehel oli seljas kuldnööpidega meremehe munder. Peigmehe isa kuningriik oli küll keset Aafrikat kõigist meredest kaugel, kuid merevägi oli neil seal ikkagi olemas. Lihtsalt uhkuse pärast. Kuningale meeldisid laevad pööraselt ja tal oli salaja plaanis vallutada üks Aafrika mereäärne riik ära. Selle tahtis ta kinkida pojale pulmakingiks. Ühtlasi tahtis kuningas seal pidada oma mereväge. See Aafrika kuningas tuli pärast aiapeol meie presidendiga juttu ajama. Ma tean küll, kus teie riik on, ütles ta presidendile. Ma tahan teie riigiga sõprust sõlmida. Miks mitte, vastas president viisakalt. Ma tahan oma mereväe teie juurde õppustele saata, ütles kuningas. Võib küll, ütles president. Ma annan mereväele oma laevad kaasa, ütles kuningas. Ma tahan laevad teie riigis kirja panna. Maailma meredel valitseb seadus, et kõigil laevadel peab olema oma kodusadam. Kõik laevad peavad olema oma kodusadamas kirja pandud. Aafrika kuningariigis sadamaid ei olnud. Seepärast oli kuningal vaja leida oma laevadele kodusadam kuskil mujal. Kui palju laevu teil on? Küsis president. Praegu ei ole veel ühtegi, ütles kuningas. Kuid ma kavatsen neid osta ikka oma mõnisada tükki. Lahingulaevu, allveelaevu, lennuki emalaevu. President kohkus päris ära. Milleks teil nii palju sõjalaevu vaja on, küsis ta. Kõik need meie sadamatesse küll ei mahu. Meil on väike riik. Ma ei jäta oma laevu kauaks teie juurde, ütles Aafrika kuningas. Tõmban nad varsti Aafrika rannikule. Mul on seal üks asi ajada. Ja teile kingin Aafrikas jahilossi. Läheme elevandi jahile. Oleme kokku leppinud. Ütles ja juba ta läks. See Aafrika kuningas oli kiireloomuline mees. Nüüd oli tal vaja hakata ruttu laevu ostma. Printsessi kodumaal oli palju laevatehaseid. Aafrika kuningas läkski kohe laevatööstureid otsima. Ka neid oli mitu tükki pulma kutsutud. President muutus aga väga murelikuks. President taipas, et Aafrika kuningal mõlgub meeles sõda. Ja kui president kuningaga koostööd teeb, kistakse sõtta ka meie maa. Presidendile ei meeldinud see kohe üldse mitte. Ka jahiloss ei meelitanud presidenti mitte üks põrm. Presidendil ei olnud mingit huvi minna Aafrikasse elevante laskma. President rääkis murest oma prouale. Jahiloss on ju altkäemaks, ehmus presidendi proua. Altkäemaks on seaduse vastane, ka elevandijaht on täiesti seaduse vastane. Elevandid on looduskaitse all. Sa pead ütlema, et sa ei saa mereväge ja laevu vastu võtta. No jah, oli president kimbatuses, aga ma ju lubasin, lolli peaga. Siis pead sa hädavale välja mõtlema, lausus presidendi proua. Ütle, et meil on sadamates väga madal vesi ja et sõjalaevad jäävad põhja kinni. President läkski nüüd Aafrika kuningat otsima. Valetamine oli presidendi meelest kole. Kuid ta ei osanud välja mõelda ka midagi muud, mis oleks riigi Aafrika kuninga sõjasõprusest ja sõjalaevadest ära päästnud. Aafrika kuninga ümber tunglesid parajasti ajakirjanikud. Selgus, et vahepeal oli kuningas oma kodumaal troonilt tõugatud.
Naaberkuningas oli oma sõjaväega kuningriiki sisse tunginud, pealinna ära vallutanud ja kuninga kukutanud. Aafrika kukutatud kuningas märkas presidenti ja lehvitas talle nukralt käega. Paistab, et meie elevandijahi plaan jääb esialgu katki, hüüdis ta. Ma ei ole enam rikas kuningas, ma olen vaene, põgenik. No jah, vastas president. Hull lugu. Tegelikult oli presidendil väga hea meel, et meie vabariik oli niiviisi igasuguste kahtlaste ettevõtmiste eest ära päästetud. Ja veel nõnda, et presidendil ei olnud vaja üldse valetada. Valetamine ei meeldinud presidendile põrmugi. Mis siis, et kui ikka tõsine häda käes võib hädavale olla lubatud, muidugi ainult äärmisel juhul, kui teisiti kuidagi ei saa. Näiteks, kui on vaja oma riik sõjast päästa. President ja lasterikas pere. Ühel ilusal hommikul seisis presidendil ees sõit ühte kaugemasse kodumaa kanti. President oli seal kunagi varem käinud. Üliõpilasaegadel oli ta kogu Eestimaa jalgsi ja jalgrattal läbi rännanud. Kuid just sellesse kanti ei olnud ta viimased 30 aastat enam sattunud. Autos istudes tuletas president meelde, mida ta tollest kaugest kohast mäletas. Ega muud suurt meelde ei tulnudki kui see, et tookord sadas kõvasti vihma ja et ta oli kohalikus raamatukogus mitu tundi vihmavarjus istunud, raamatuid lugenud ja joonud kohvi, mida raamatukogu hoidja talle lahkesti pakkus. Seekord ei olnud vaja vihma karta. President sõitis ju autoga, mitte jalgrattaga nagu siis, kui ta oli veel üliõpilane. Seekord oli plaanis külastada üht peret, kus kasvas tervelt 12 last. Presidendiga sõitis kaasa hulk ajakirjanikke ja televisiooni võttegrupp. Maanteel oli terve autorongkäik. Kõik kihutasid presidendi külaskäiku jälgima. President ise oleks parema meelega sõitnud ilma saatjateta nagu vanasti, kuid polnud parata. Presidendi külaskäik kauge koha lasterikkasse perekonda oli suur uudis, mida tuli ajalehtedes ja televisioonis kajastada. Oli täitsa naljakas, et ka nüüd peatus presidendi auto just küla raamatukogu ees. Ja raamatukogu oli täpselt samas kohas kui vanasti. Ainult pärnad raamatukogu ees olid vahepeal suuremaks kasvanud. Ja mis tuli välja? Kõik need 12 last olid raamatukogu hoidja lapsed ja raamatukogu hoidja ise oli selle raamatukogu hoidja laps, kes seal 30 aastat tagasi oli raamatuid laenutanud ja presidendile kohvi pakkunud. See raamatukogu hoidja oli nüüd vanaema. Tema muidugi presidenti ei mäletanud, president polnud tookord ju veel mingi president, vaid lihtsalt üks jalgrattaga üliõpilane. Raamatukogu ees ootas hulk inimesi. Presidendiga olid tulnud kokku saama ka kõik tähtsad kohalikud tegelased ja muidugi ka külainimesed. Kõik tahtsid ju presidenti näha. Seepärast peeti alguses tükk aega kõnesid. Presidendile tutvustati kõiki 12 last. President surus neil kõigil kätt ja kinkis igaühele ilusa raamatu ja kommikarbi. Lapsed kummardasid või tegid kniksu. Teleoperaator tiirles ümber nende ja muudkui suristas oma kaameratega. Suuremad lapsed olid küpsetanud õudselt maitsva mustikakoogi ja katnud aeda kohvilaua. Muidugi ei mahtunud kogu see suur hulk rahvast laua äärde ära ja ega kõigile poleks kookigi jätkunud. Nõnda siis istus ainult president koos lasterikka perega kohvilauda. Teleajakirjanik pani presidendi kõrvale istuma ühele poole väikese Kauri, teisele poole kaksikud Liile ja Leeli. Ajakirjaniku meelest sai niiviisi väga hea telepildi. Muu seltskond seisis ümberringi ja vaatas, kui toredasti president koos lastega kooki sööb.
Presidendile kippus koledasti naer peale. Olukord oli lihtsalt naljakas. Justkui antaks siin mingit etendust, et kuidas president koos lasterikka perega mustikakooki sööb. Justkui polekski ta päriselt külaline, justkui oleksid nad kõik näitlejad. Aga naerda ei sobinud. Naermist oleks võidud valesti aru saada. Keegi oleks võinud isegi pahaks panna, et mis siin naerda on, oleks võinud solvuda, et kelle üle president siis siin naerab. President nägi kõvasti vaeva, et naeru tagasi hoida. Siis juhtus aga nii, et väike Kaur ajas ärevusega oma morsiklaasi ümber. Ega Kaurgi ei olnud harjunud, et kõik vahivad, kuidas ta ilusti viisakalt kooki sööb. President läks Kaurile ruttu appi ja püüdis päästa, mis veel päästa sai. Morss voolas ju mööda lauda laiali ja tilkus Kauri uutele pükstele. Kaur aga pillas oma mustikakoogi presidendi heleda ülikonna peale. Mustika pool vastu pintsakut. Kaur, karjatas Kauri isa. Kaur, oigas Kauri ema. Kaur hakkas nutma, kõik ehmusid kangeks, tagatipuks hakkasid veel kaksikud Leeli ja Liile iitsitama. Leeli ja Liile, sosistas vanaema kohkunult. Nüüd ei saanud president küll enam naeru peetud. Ta tõstis Kauri kõrgele õhku ja hakkas valjulaginaga naerma. Ja kõik 12 last koos temaga. Kaur lausa kilkas rõõmu pärast. Nii hea oli vabalt naerda. Enam polnud karta, et keegi võiks valesti aru saada ja solvuda. Siis hakkas naerma ka vanaisa, seejärel isa, ema ja vanaema. Ja muidugi kogu rahvas ümberringi. Äkki oli kogu lugu kõigi meelest hirmus naljakas. Ainult teleoperaator vaatas naermist nõutult pealt. Ta ei saanud aru, kas tal on mõtet seda kõike lindile võtta või mitte. Seda ei saanud ju eetrisse lasta. Operaatori meelest ei olnud siin midagi naerda. Imelikud inimesed. President ja diktaator. President sõitis riigivisiidile. Riigivisiit on väga pidulik külaskäik mõnda teise riiki, kus president võtab vastu selle teise riigi valitseja. Riigivisiidil on presidendil alati kaasas igasugused oma maa tähtsad isikud ja muidugi ka presidendi proua. Seekord läks president külastama üht kauget lõunamaa saart, kus valitses diktaator. Diktaatoriks nimetatakse niisugust valitsejat, kes teeb oma riigist täpselt seda, mida ise tahab, ega hooli oma alamatest põrmugi. Oma võimu ei anna ta käest mitte mingil juhul. Mõned diktaatorid on äärmiselt julmad ja tujukad ning kohtlevad oma alamaid õudselt karmilt. Need, kes julgevad diktaatorile midagi vastu öelda, pannakse kohe vangi. Diktaatoritel on kõik kohad vange täis. President ei tahtnud seepärast üldse minna. Kuid presidendi kaubandusnõunik ütles, et külaskäik saarele on väga vajalik. Nimelt tahavad meie maa kaupmehed osta sealt kohvi ja kakaod ning müüa sinna piimapulbrit. Ega saare kaupmehed pole süüdi, et seal valitseb diktaator. Riigivisiidil võiksid kõik kaupmehed omavahel kokku saada ja kauplemisest rääkida. Nii nad lendasidki lennukiga kaugele saarele. Autokolonn viis nad lennuväljalt diktaatori uhkesse mõisa. Tere tulemast, ütles diktaator Häärbergi trepil seistes puhtas eesti keeles. President oli meelitatud, et diktaator oli eesti keeles tervitussõnad selgeks õppinud. President ise oskas päris hästi prantsuse keelt, mida seal saarel räägiti. Paraku ei jõudnud ta aga midagi lausuda, sest äkki lendas diktaatori nina otsa herilane. Herilane nõelas diktaatorit. Nina hakkas kohe paistetama ja paisus silmnähtavalt üha suuremaks ja suuremaks. Diktaator hakkas oigama ja adjutant talutas ta ruttu majja. Kõik olid muidugi väga kohkunud, eriti diktaatori proua. Kuid ei läinud mööda minutitki, kui diktaator juba heatujuliselt tagasi tuli. Nina oli täiesti korras. Labas, hüüdis diktaator reipalt ja raputas presidendi kätt.
President kohmetus pisut, sest diktaator tervitas teda uuesti ja millegi pärast veel leedu keeles. Kuid president ei teinud sellest välja, vaid ütles omalt poolt bon appétit. Kohmetusega ei saanud ta ise ka õieti aru, mida ta ütleb. Tegelikult teadis president väga hästi, et bon appétit tähendab prantsuse keeles head isu ja seda öeldakse enne sööki. Ent ka diktaator ei teinud teist nägugi. Ta patsutas presidenti õlale ja kutsus sisse. Diktaator ja president läksid ametijuttu ajama. Hiljem pidi neil olema veel telekaamerate ees pressikonverents. Presidendi ja diktaatori prouad jõid alguses kahekesi kohvi ja vestlesid inglise keeles. Seejärel läksid nad külastama üht lasteaeda. Lapsed laulsid ja tantsisid neile ja olid hästi armsad. Presidendi proua kinkis lasteaiale suure Eesti rahvariietes nuku, mis tal oli just selleks kaasa võetud. Nukk meeldis kõigile väga. Ainult diktaatori proua ei vaadanud nuku poolegi, vaid astus akna alla mobiiltelefoniga helistama. Jutt, mis ta kuulis, oli vist väga paha, sest diktaatori proua läks näost valgeks. Pärast, kui nad autoga tagasi sõitsid, küsis presidendi proua diktaatori proua käest. Kas midagi on pahasti? Diktaatori proua silmad läksid vett täis. Alguses ta ei vastanud, siis aga lausus. Mu mees on herilase nõelamisele kohutavalt allergiline. Ta on ikka veel teadvusetu. Arstid ei oska öelda, kas ta jääbki üldse elama. Aga ta annab ju praegu pressikonverentsi, hüüdis presidendi proua. See, ütles diktaatori proua ja hakkas nutma. See on teisik, mu mehel on mitu teisikut. Need käivad igasugustes kohtades, kuhu mu mehel on liiga ohtlik minna. Tal on ju nii palju vaenlasi, kes kõik tahavad ta elu kallale kippuda, teda võimult kukutada ja ära hukata. Selle herilase laskis kindla peale lendu mõni ta vaenlane. Presidendi proual oli diktaatori prouast kahju, aga ta sai ka aru, kui õnnelik ta ise on, et tema mehel ei ole teisikuid vaja, sest tema mees ei ole mingi diktaator, vaid vaba riigi president vabal maal. Mis siis, et kõik alati temaga rahul ei ole ja ajakirjanduses vahel nurisetakse, kui mõni presidendi otsus mõnele ei meeldi. Vähemalt presidendi elu pärast ei ole tema proual vaja kogu aeg väriseda. Järgmistel valimistel võib ju vabalt valida riigile mõne teise presidendi. Aitäh!